Arvo Pärdile pühendatud Uku Aru muusikamaja avati küll juba läinud nädalavahetusel, kuid vähe on Eestimaal neid inimesi, kes siia Rakverre on jõudnud. Sellepärast vaatame täna siia muusikamajja sügavamalt sisse ja räägime sellest ka, mida veebruarikuu jooksul siin oodata on. Vähe sellest, see on selline nipiga maja, et mitte ainult kontserdid, siin on ka veel palju muud. Me oleme teiega siin suures saalis, mis siin erilist on, palju siia inimesi mahub? Jaa, see saal kannab meil nime Fratres, mis on siis kummardus ja selline siduv Arvo Pärdi tuntud teosega Fratres. Siia Fratrese saali mahub maksimaalselt 470 inimest. Natuke sõltub sellest, kui suureks me lava teeme. Et kui on lava väiksem, on saalis kohti rohkem. Kui on lava suurem, on seda võrra siis saalis kohti vähem. Tulime nüüd suurest saalist üles ja see on küll väga ekstreemne paik, kus me oleme. Öelge, Kertu, kus me oleme praegu? No me oleme nüüd ühe torni sees tegelikult, et siin on näha aknaid ei ole, siit tuisuga tuiskas lund sisse, siin on päris külm, eks õues on täna päris krõbe. Nii et üks väga-väga eriline koht tegelikult. Jaa, on küll ja tegelikult siit võib-olla hoomab hästi, kui keeruline on olnud ehitajal seda kõike tegelikult ehitada. Kui torni sisse klaaspõrandale publikut ja esinejaid ei lubata, siis erinevaid kollektiive lausa oodatakse Uku Arus, sest lisaks mitmele kontserdisaalile on siin loodud võimalused ka näiteks tantsukunsti harrastajatele. Siin on tegemist tantsusaaliga, et kui me oleme rääkinud siiamaani väga kõrgkultuurist, süvamuusikast võib-olla, siis see maja on ju mõeldud ja avatud ka kohalikele kultuurikandjatele ja neid on siin ju palju. Nende seas rahvatantsuansambel Tarvampää, kelle siis tantsuproovide koduks saab just nimelt see tantsusaal. Veel üks koht siis, kuhu me oleme täna tulnud, kammersaal ja selle esinejad, üks teie lemmikpaikadest kuulsin. Jaa, eriti see kammersaali esine, kus siis publik koguneb, et kammersaali sündmusest osa saada, see on lihtsalt imeilusates värvitoonides lahendatud ja pakub kohe sellist erilist soojust. Aga jaa, tõesti, majas on olemas kammersaal 120 kohaga ja pinkide või toolide õigupoolest asetust saab panna just selliselt nagu parasjagu sündmuse iseloom seda vajab. Hinnangut Tuhi uue kontserdipaiga kohta tasub küsida muusikutelt. Hetkel kuumal nimel Hans Christian Aavikul on nädalavahetusega selja taga 3 kontserti. No ongi see atmosfäär ja see publiku elevus samuti, et seda oli tunda mängides, et publik tahtis olla koos meiega kaasas ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem, et need aplausid, see selline vaikus kuulamisel, mul on tunne, et eestlased on väga harjunud sellega ja samuti ka Arvo Pärdi muusikaga, et siia tulid tõesti kõik just sellepärast, et nad tahtsid kogeda midagi uut, midagi erilist ja näha ka seda imelist maja, mis siia on ehitatud. Uku Aru muusikamaja on tänaseks pidulikult ja välja müüdud saalidega alustanud, kuid nüüd tuleb saavutatud taset samamoodi kõrgustes hoida. Ei taha siin üldse kuidagi piiri ette panna, et me hakkame siin ainult klassikalisi kontserte korraldama, vaid tegelikult piire ei ole. Kui siin vaadata veebruarikuusse, siis kui 13. veebruaril on Sten Heinoja imeilus kontsert pühendatud vabariigi aastapäevale meie suures saalis, siis tegelikult meie väiksed sõbrad, lapsed on üks vahva, imearmas lastekontsert tulemas nimega Nukitsamees, kus siis Johan Randvere jutustab muinaslugusid ja mängib sinna juurde Olav Ehal armastatud Nukitsamehe muusikat. See oli juttu ka mingist reivist, no kuulge, reiv nüüd siin siis sellises kohas või? No otse loomulikult, kui meil on nii vahvad naabrid, nagu on seda Rakvere riigigümnaasium, kus me oleme ikkagi väge täis ja kui me nägime seda parklat, siis oli selge, et üks parklareiv sinna tulema peab. Me rääkisime reivist, me rääkisime parklast. Parklas me praegu olemegi ja eks kevadel see reiv siin ka tuleb, aga see parkla on tähelepanuväärne ka selles suhtes, et kodus istute autosse, sõidate siia Uku Aru muusikamaja alla, pargite auto ära ja lähete hoolimata sellest, mis ilm on väljas oma kõpskingadega mööda punast vaipa otse kontserdile. Lähme!
mitte ainult muusikaga ei ole meil siin Uku-Aru muusikamajas tegemist, vaid ka kunstiga. Magdalena, kus me praegu oleme ja mida me siin näha saame? Eesti Kunstimuuseum kutsuti siia siis avanäitust tegema ja kuna Uku-Aru asub Rakveres ja Virumaal, siis tekkiski mõte teha kohe selline Virumaad käsitlev näitus ja just läbi maastiku vaadete siis seda Eesti kunstiajalugu siin tutvustada. Nii et mitte üksnes muusikamaja, vaid kõik kaunid kunstid on siia Uku-Aru muusikamajja oodatud ja täpselt sama kehtib ka inimeste kohta. Mitte ainult Rakvere ja Lääne-Virumaa inimesed, vaid terve Eesti inimesed on oodatud meie uusima muusikamajaga tutvuma.